Missugused siis näevad välja mõned kannad, mida ma olen nüüd alles hiljuti sisse toonud. Need olid mul keldris siin veel september, oktoober ja nüüd novembri lõpus alles suhteliselt tõin nad ülesse. Miks? Hakkasin muretsema, et äkki nad on liiga kuivas seal, sellepärast et need otsakesed olid juba päris läbi kuivanud, mis sellele risoomile seda piisavat niiskust pakuvad. Aga palju huvitavam on nüüd need lehed. Siit ongi hästi näha, milline leht tal oli enne, kui ta magama läks. Ja milline leht on tal nüüd kasvanud. Ja see kõik tulenebki sellest, et tal ei ole piisavalt seda päikesevalgust. Et kui mõni küsib mu käest, et miks lehed ei ole punased, kuigi peaksid olema, aga on rohelised, siis täpselt sellepärast, et puudub see piisav kloroform, piisav päike. Nii et ongi niisugused naljakad poolikud lehed. Poolt on helerohelist ja teine pool on siis siuke punakas. Tegelikult peaks leht olema päris tume, aga eks ta alles kasvab siis. Nii, need on mul tuppa toodud. Ja siis on mul veel üks huvitav peaksin ütlema siis uus hübriid või uus sort. Ma pean näitama seda käe juures, sellepärast, et oleks aru saada, kui väiksed on tema lehed. Võrreldes siin näiteks nüüd tavalise kasvulisega. Tavaline on umbes selline. See nüüd on kuskil 80 kõrgus meeter. Aga mis selle nüüd tegi hästi huvitavaks on see, et see sort jäi hästi pisikeseks ja tema ma pidin eraldama ära teistest, et üldse ta kätte sealt saada. Sellepärast, et see risoom ise on väiksem kui minu väikse sõrme ots. Et siit ongi nagu hästi näha. Aga ta õis oli imekena. Õis oli selline külm roosa, hästi hele roosa, väikeste valgete täppidega. Nii et ma loodan, et ma nüüd uuel hooajal saan teda uuesti õitsema ja kasvama ja saan teda paljundada, sest mulle tundub, et ta on isegi väiksem kui kääbussordid. Sest kääbussortidel tegelikult on see, et tal on madal kasv, aga lehed on suhteliselt suured. Aga tema lehed on nagu imepisikesed. Ma näitangi, et tõesti imeväiksed kanna kohta. Aga õis on imeilus ja selleks, et teda nüüd näidata, siis ma panen äkki kommentaari pärast selle pildi ka õiest. Et siis on nagu aru saada, millest ma räägin.